Miks peab vaktsineerima selliste haiguste vastu, mis Eestis praktiliselt enam ei levi, näiteks tuberkuloos? Tuberkuloosi levikule on õnneks saadud piir peale nii otseselt kontrollitava ravi kui ka vaktsineerimisega ühelt poolt. Ja teiselt poolt haiguse levik on meil nii palju kadunud, et meil tõesti teda enam ei ole. Küll aga on terve hulk nakkushaigusi, kaasa arvatud tuberkuloos, mis on mujal maailmas täiesti olemas. Ehk täiesti ära likvideeritud nakkushaigus inimkonna meditsiini või meditsiiniajaloost on rõuged, aga ülejäänud on kõik alles. Ehk siis maailmas on endiselt piirkondi, kus levib difteeria, on piirkondi, kus levib poliomeliit, on piirkondi, kus on leetreid. Et kõik need on ühe lennureisi, ühe autoreisi, ühe jalutuskäigu kauguse teinekord naabritegi juures võib need olla. Et see, et meil ei ole, ei tähenda, et Eesti on nagu üks pisike saar, keset ei miskit ja meil ei jõua kunagi siia ükski tõbi. Viirusid ja bakterid ei küsi, kas on piir, kas on tõke ees, kas keegi ei taha neid, kas me ei taha neist midagi teada, kas me suhtleme nendega või suhtle, neil on täiesti ükskõik. Neil on vaja lihtsalt järgmist põlvkonda toota. Aga ikkagi, kui need haigused on peaaegu kadunud siit meie keskelt, et kas siis on ilmtingimata ikkagi see vaktsiin vajalik? Ikka on, sest meie hulgas elab terve hulk inimesi, kes ei saa üldse vaktsineerida, kellel on immuunpuudulikkus, kelle tervislik seisund on selline, et tal ei ole võimalik vaktsiini teha ja nemad on kaitsetud. Kõik ülejäänud, kes on vaktsiini teinud, nemad kaitsevad ka neid. Et see on nagu meie kogukonna kaitse on ka vaktsineerimine. Ehk siis kui tulebki üks difteeria tõbine meie hulka, siis see tekitaja ei pääse liikvele, sest tal on igal pool tõkke ees ja ta ei pääse ka selle inimeseni, kes miskipärast ei saa endale seda vaktsiini teha. Rohkem infot vaktsineerimise kohta leiab Tervisekassa veebilehelt vaktsineeri.ee.